2009. aastal välja tulnud E-klass nägi välja väga hea minu meelest, et ta oli selline eristatuv ja meenutas taaskord selliseid 90ndate vanu siis E-klasse. 2016. aastal välja tulnud uus põlvkond oli aga selline tavalisem, kuigi tehnoloogiliselt suur samm edasi, siis meenutas ta pigem sellist täispuhutud C-klassi, mitte enam siis sellist E-klassilikku autot, kuid nüüd on tuldud välja faceliftiga ja veast on aru saadud ja korrigeeritud ära tagatuled, mis on jälle sellised piklikud vanad, nagu vanadel takso Mercedestel 90ndatel olid, mis meenutavad jälle sellist õiget luksussedaani. Ehk E-klass on jälle endine. Tere tulemast taas vaatama Nicefixi proovisõitu, tal on täisleed esituled, mis kohanduvad väikese energiakuluga, õhkvedrustus 9-käiguline automaatkeukast, mis kohandub ka liiklusvooga ja 360-kraadine kaamera lahendus, aktiivne pidurdusabi, aitab vältida otsasõitu ees olevatele või seisvatele sõidukitele ja tuvastab ära ka jalakäijad ja jalgratturid. Sõiduri alt ka kõrvale kaldumise hoiatussüsteem on olemas ja muidugi ei puudu ka sellest autost pimenurga andurid. Selle auto puhul ei pea mõtlema, et kas äkki pimenurga andurid tal on või ei olegi või peab midagi juurde maksma, sellise auto eest, sellise raha eest on nad alati olemas. Ja need tagatuled on tõesti sellised taaskord äratuntavad E-klassi omad. Interiöör on ka saanud värskema välimuse. Nüüd on seal selline püstine suur ekraani lahendus ja tal ongi digitaalne, siis ekraanile siis kuvatakse graafiliselt navigeerimis- ja liiklussuunised reaalajas piltidena. Nii et päris kihvt, et sa näed nagu reaalajas pildina seda navigatsiooni ja tal on ka massaaži funktsioon tõesti olemas ja sisu näeb tõesti välja väga selline luksuslik ja kallis ja jätab mulje veelgi kallimast sõidukist ja kui tekitab sellise tunde, et seal sees tahaks istuda ja sellest roolist kinni hoida ja sõita nii kaugele, kui tee ulatub. Ja tal on ka sellised valgustused sees olemas. Ja mootori valik on tal päris suur, see algab siis E200-ga, mis on bensiinimootor 141 kW, 197 hobujõudu, 0-100 jõuab see 7,5 sekundiga ja see on selline kesine hübriidlahendus. Ja siis on olemas E300, millel on siis 180 kW, 245 hobust ja 0-100 jõuab see 6,3 sekundiga. Ja siis on olemas veel näiteks E450, millel on lausa 270 kW ehk välja on paisatud sellest 367 hobust. Mõelge, kui palju hobuseid on mahutatud sinna madala kapoti alla. Ja 5,6 sekundiga jõuab see 100-ni, nii et päris kiire, kui läheb veel paremaks AMG versioon 571 hobust, mis tähendab omakorda 420 kW, jõuab 0-100 kõigest 3,5 sekundiga. Ja diiselversioon on tal ka olemas, tal on olemas E200D 150 hobujõudu ehk 110 kW, 8,1 siis sekundit 100-ni, siis on olemas siis ka 220D 143 kW ehk 194 hobujõudu ja on olemas siis ka AMG versioon diiselmootoris, see on 400, sellel on 340 siis hobujõudu ja 250 kW teeb see ja 6,1 sekundiga 0-100, mis on ka päris kiire sellise auto kohta, aga jah, üks versioon jõudis ka lausa 3,5 sekundiga 0-100. Sellise auto puhul, kus on olemas ka kõik istmed ja midagi ei ole välja visatud ja te jõuate väga kiiresti 0-100. Selline uus E-klass näeb välja väga ilus, maksab 52 000 €, kuid selles pole midagi.